Maailm on meie ees valla ning järjest rohkem ja rohkem tahame reisida ning kogeda uusi kultuure. Reisimine meeldib nii vanadele kui noortele. Et oma reisi huvitavamaks muuta, on võimalus liituda diivanisurfajate kogukonnaga. See koosneb inimestest, kes kutsuvad reisiselle oma koju öömajale. See on suurepärane võimalus uute sõprade saamiseks ning teiste maade kultuuriga tutvumiseks. Surfajaid leidub pea igas linnas külas. Öömaja saamiseks tuleb täita enda profiil ning hakata voodikohta otsima. Iga surfamine annab erilise ja kustumatu kogemuse. Näiteks käisin ühe sõbrantsiga paar päeva Šotimaal, mis oli hästi vahva, et inimesed võtsid meid vastu ja andsid meile toavõtme ja ütlesid, et tulge minge siis, kui te tahate, kuidagi hästi vahva oli seal. Ja täiesti ideaalne juhtum oli Austraalias, kui elukaaslasega otsisime endal Melbourne'is SOS öömaja, sest et meie kõik muud variandid ebaõnnestusid ja sattusime kahe vist kõige lahkema inimese otsa üldse. Tuleb välja, et nad on umbes mingisugused backpackerite, seljakotirendurite kaitseinglid Melbourne'is, midagi sellist. Asi sai alguse lihtsalt paarist ööst nende juures veetmisest ja lõppeks sellega, et neist said meile väga head sõbrad. Kui mul hiljem oli veel vaja elukohta, siis ma sain veel pikalt nende juures olla. Ja mul on olnud ka halbu kogemusi. Halvad kogemused olid Pariisis. Ma olin 2 korda Pariisis. Üritasin saada endale 3 ööks öömaja. See meesterahvas, kelle juurde ma esimesel ööl läksin, alguses ta lubas mulle 3 ööd olla. Olin 1 öö ära olnud, siis ütles mulle, et oih, ma enam ei saa või midagi sellist. Otsisin endal kiiruga järgmise koha. Oli ka üks meesterahvas, kes oli valmis aitama. Esimese hooga tundus ääretult meeldiv ja tore ja siis ta kuidagi hakkas ligi tikkuma, sealt sain minema. Ja siis lõpuks idee poolest olin 1 Pariisis veel, aga kuna mul oli couchsurfimisest tol hetkel kopp ees, siis läksin üldse lennujaama. Lisaks võõrsil ööbijatele pakub couchsurfing kogemust ka võõrustajatele. Minu kogemus selles couchsurferite kogukonnas on peamiselt majutuspõhine. Ise olen ööbinud ainult siiani 3 inimese juures, 1 korra Riias ja 2 kohas Madridis. Ja majutanud olen praeguseks umbes 20 inimest, mis on minu jaoks täiesti hämmastav, sest et ma tegelikult olen seal kogukonnas väga värske liige, kõigest võib-olla 3 kuud ja mul on väga üllatav, et Tartu on nagu nii populaarne sihtkoht, kuhu inimesed tahavad tulla, et mõni päev ma saan 3-4 kutset isegi päevas, et majutada inimesi. Miks aga üldse eelistada mugavale hotellitoale kellegi võõra inimese kodu? Well, I think different people can get different things out of it. Like if you don't have much money, for instance, it's very good because it's free, you know. But I think it's just a good alternative to hotels and hostels especially. You know, not everybody enjoys sleeping in a bed with 12, you know, in a room with 12 other people in a hostel, or you know, spending $100 a night or something for a hotel room that's not very nice. So it's just a good alternative, I think, and you know, you get to meet local people, get a local's perspective on a city or a town. No eks seal ole 2 aspekti. Olgem ausad, miks ma üldse sellega alguses tegelema hakkasin, oli see, et mul on lihtsalt raha. Aga põhjus, miks ma seda edasi teen, see on fantastiline võimalus näha lähemalt neid inimesi, sellest kultuurist inimesi, kuhu sa lähed. Et muidu sa istud seal hostellis ja ma ei tea, oled mingis mõttetus toas, kus kõik toad on ühesugused ja meil puudub absoluutselt mingisugune isikupära. Aga couchsurfing annab võimaluse sulle reisida mingisse piirkonda ja seal päriselt suhelda kohalike inimestega, päriselt näha nende kombeid, näha lobiseda nendega. Diivanisurfajate kogukonnaga liitumine on imelihtne. Tuleb vaid minna veebilehele couchsurfing.com, registreerida oma profiil ning hakata diivaneid otsima. Põhimõtteliselt need inimesed, kes minu juurde on sattunud, on kõik olnud hästi vahvad. Mul ei ole ühtegi negatiivset kogemust. Võib-olla üks Poola noorpaar võttis seda minu kodu nagu hotelli, et nad lihtsalt tulid, magasid ja läksid hommikul minema. Aga ülejäänutega on ikka olnud niimoodi, et pigem
me lobiseme hästi palju, käime kuskil koos linnas, väljas. Selle majutamise teeb minu jaoks hästi põnevaks just see, et need inimesed, kes niimoodi reisivad, omavad tavaliselt tohutut hulka huvitavaid lugusid ja nad räägivad ja enda vahvaid seiklusi üle terve maailma ja et see on nagu minu jaoks see kõige suurem väärtus üldse, miks ma seda teen, et ma saan endale väga vahvaid sõpru. Mõnega oleme me siia juba isegi kirjavahetusse asunud ja suhtleme edasi enamusega nendest, kes on siis minu juures käinud, et sellepärast ma arvan, et see on nagu hästi ja teisest küljest, mis on nagu hästi vahva, on see, et tõenäoliselt on mul ka, kui mul on endal kuskil erinevates kohtades tarvis jälle öömaja saada, siis ma eeldan, et nendes sihtriikides, kust on minul külalised käinud, on ka mul endal nagu kergem siis leida edaspidi öömaja.